7. kord. See pole veel juubel, aga sellegi poolest ilus number ja juubel pole üldse enam kaugel. See on eesmärk. Meil on järjekordselt 2 väga tähtsat peakohtunikku. Üks nendest on 14-kordne Eesti meister Kaur. Ja mitte Karjamaa kümbis, vaid päris spordis Eesti meister. Ja teine kohtunik minu andmetel 26-kordne Eesti meister Heiki. Nende sõna loeb. Teeme ära 7. Karjamaa kümp. Alustame! No nii, Koit, kes need inimesed sul on siin siis ja mis te siin teete? Kunagi olid kõik oma sõbrad, nüüd on inimesi juba peaaegu igast Eesti otsast. Et on saarte pealt ja on ka Värskast, Tallinnast, Viljandist. Kas need alad mõtlesid ise välja või kuidas need Kadaka, tõkkejooks ja sellised alad sündinud on? Nad tulid natuke lapsepõlvest. Ma ise proovisin kuskil nagu kergejõustikutrennis käia polnud ja oli tahtmine endal ikkagi teha. Ja siis ma hakkasin leiutama ja nüüd mõned 7 aastat tagasi siis ma otsustasin, et tuleb sõpradele korraldada midagi ägedat. Ja siis ma mõtlesin igale alale sellise maalähedase kiiksu välja, et kas on siis Kadakas tõkkejooksul ees või siis kivi ja kuuli asemel või saarepuu seib ketta asemel. Teadsin juba sündides, minust saab kord võidumees. Läks kus läks kõik siiani, kord saan võitjaks niikuinii. Varsti hüüab iga mees, püsti tõustes minu ees. Tipp-topp, siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, tipp-topp, tipp-topp. Olen tšempion ja mu kampki on tipp-topp. Siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, tipp-topp, tipp-topp. Olen tšempion ja mu kampki on tipp-topp. Sündinud on Karjamaa 10 võistluse rekord, meeter 75. Pole kasu toorest jõust, kui sa pole vinskest tõust. Alla andes lõpp on lool, vinge soov on võidust pool. Number 9
pean saama kas või tagantpoolt. Tipp-topp, siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, 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 olen tšempion ja mu kampion. Tipp-topp, siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, 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 olen tšempion ja mu kampion. Võistlusrekord 3:07. Jõu! Kui kukungi siis tean, et püsti ise saama pean. Kui kukungi siis tean, et püsti ise saama pean. Kui kukungi siis tean, et püsti ise saama pean. Kui kukungi siis tean ja kukkudes ma tean. Tipp-topp, siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, 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 olen tšempion ja mu kampion. Tipp-topp, tipp-topp, siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, 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 olen tšempion ja mu kampion. Tipp-topp, siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, 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 olen tšempion ja mu kampion. Tipp-topp kamp on. No nii, Kaspar on siin lausa Õssu külast lausa tulnud võistlema, et... Tere naabrimees! Tere naabrimees! No nii, miks sa võistlema tuled iga aasta siia, et mis see on see Muhu võistluse eriline osa sinu jaoks? See on niimoodi, et saab kodust naise juurest jalga lasta vähemalt 4 päevaks, et see on ettekääne. Aga sportlikud tulemused on ka olulised või see on ikkagi see võistlus, kus tähtis pole võit, vaid osavõtt? Et nagu ikka, iga sportlane seab eesmärgid, et kõik sõltub nüüd sellest, kui kõrged eesmärgid sead. Et ma seadsin seekord eesmärgiks nii-öelda naisteklassiga nii-öelda ennast võrrelda, et praegu jeeli püsin veel ree peal, aga noh, ega rasked alad on ees veel. Nii mehed, võtke nüüd kõik joonele. Johnson on, Dvorak on, Marian on, Nool on. Nii, tähelepanu, valmis olla, start! Siin on uba sees. Olümpiale, olümpiale. Olümpiale mull kui aborigeen. Olümpiale, olümpiale. Olümpiale ja kui ei võitu saa. Te pidage kõik meeles, et Austraalia on saar. Me järgmise olümpia siis teeme Saaremaal. Aga siin on, näete, naisvõistlejad. Küsime kohe, et mis teid siia starti tõi see aasta siis? Oi, seltskond ja selline lahe võistlus. Ja samad sõnad, et kindlasti iga aasta toob see starti see lahe seltskond või mingi sportlik huvi ka siin rohkem? Peakorraldaja käskis tulla, ei jätnud muud võimalust. Nii et Koitu süü. No väga ägede riietus, et kas see mingi Muhuga seotud kuidagi?
Jaa, et mind pani kirja minu parim sõbranna, kes on muhulane ja tema on mu mänedžer ja mu kostüümi autor ka siis nüüd, sest et ja see mind siia tõigi, et lihtsalt sõbranna pani kirja, polnud võimalust. Kas siin on oluline see, et tähtis pole võit, vaid osavõtt või on siin nagu mingi sportlik sihuke pinge ka üleval? Ei no, kuulge, kes ei tule võistlema ikka siin tulemuse nimel? Ei no, mis asja ikka osavõtt ja nii äge seltskond ja Muhu ja ilm ja nagu... Aga ikka väike tulemus ka, jah, absoluutselt. No järgmine ala on nüüd Kadaka tõkkejooks, olen seda siis harjutatud ka varem? Jaa, muidugi esimest korda nüüd hakkan siis harjutama. Läheb hästi. Super, aitäh! No nii, Rauno, sa oled tegelikult tõesti siis 3 korda selle ürituse siin võitnud, et viimased 2 aastat ka on võit sinu nimel, aga ikkagi tuled jälle tagasi võistlema, et mis selles Muhu võistluses siis nii erilist on, et ikka jälle starti kipub? Ma ei tea, mingil imelikul kombel on siin hirmus hea ilm iga aasta, et see on üks asi ja loomulikult see seltskond ja Koit panustab ka korraldajana lihtsalt nii meeletult siia üritusse, et hea sõbrana on patt mitte tulla siia. Ja lisaks annab motivatsiooni iga aasta siis väikene uus teema või riietus välja mõelda, et see annab ka natukene niisugust värskust iga aasta juurde asjale.
Kes te seast olete? Mingid mopid on teil käes ja sellised sinised kiled seljas, et kes need siis on sellised? See on siis üks vene juurtega internetisensatsioon Anatoli, kes on siis Can I Clean Here selline vend, et läheb suurte jurakate juurde jõusaalis ja kuna ta on ise 73 kilo, aga meeletult tugev powerliftingu maailmameister, et siis tõstab need raskused kergelt üles ja ühesõnaga otsustasime, et tema on praegu nii popp, et oleme temad. No nii, kuidas on? Kas siin Muhumaal kõik siis võistlevad ausalt? Absoluutselt. Ei kahte ka selles. Kohtunikul ei ole väga vaja siin nagu nii-öelda näpuga viibata, et saab rahulikult oma tööd teha? Loomulikult, nii hea seltskond, nii head sportlased, super. Kust kaugelt siis need inimesed kõik kohale on tulnud? Ma saan aru, et siin on kohtunikud on lausa sealt Ülenurme kandist, Kambja vallast. Absoluutselt ja võistlejad on siin küll Kuressaarest, Viljandist, Tartust ja nii edasi, igalt poolt Eestimaalt. Erki, kuidas on siis täna tunne? Nagu ikka spordimeestele, et võiks parem olla. Aga ei ole hullu, selles mõttes, et algas päris hästi, isegi üllatav. Nüüd see aasta jõutud veteranid ikka, et 35 aastaseks. Et veel liigub. Mis see on, mis sind siia starti nagu toob iga aasta? Et sa oled ikka jälle kogu aeg kohal olnud, et on siin siis selle Muhu mingi vibe üleval ja? Ja absoluutselt, et siuke järjepidevus ikkagi on. Koit on hea sõber, et väga vahvad võistlust korraldab, et siis peab ikka kohale tulema. Sa ise oled Kuressaarest siis, jah? Kuressaarest on pärit, jah. Vaatasin, sel aastal on isegi väike pinge õhus, et siin ikkagi Rauno, kes on 2 aastat järjest võitnud, et nüüd on tal kõva konkurentsin, et see aasta siis Raunol ei ole nii lihtne võitu saada. Kuule jah, et Raunol on kindlasti heitealad paremad kui Rometil, et see võib siin kuni 1000 meetrini päris tasavägin olla, et siis võib-olla 1000 meetrit lõpuks otsustab, et põnevus peab üleval olema, et see on ikka kõige ägedam. Meil raudne puidu janu ja hind on ääretu. Las väljas möllab maru, me võitleme arust ja võidulaul on alati suur. Võit on meie, kuulub see meile, kaugele kaigume laul. Võit on meie, kuulub see meile, võitjale anname au. Ja isegi kui koidab kaotus, ei kaota me